me igal aastal teeme sellised soovide energiaid, et inimesed numardavad ära oma soovid ja siis energeetiliselt vaatame, milline soov siis tegelikult esimeseks osutub nagu energia poolest ja milline ei osutu. Päris tihti on nii, et on soovid ja siis on seal üks selline paber ka, et midagi muud. Ja siis järelikult midagi muud on inimesel nagu olulisem kui need sellised materiaalsed soovid tavaliselt. Nii et jah, see tähelepanu suunamine on ikkagi, no me ju ise kirjutame oma lugu. Ja ise oleme need autorid ja kui miski ei meeldi, me võime ära kustutada. Ei näevikku jätta. Aga alati ei ole väga lihtne ise kirjutada seda. Mulle vähemalt tundub, et ma mõtlen enda elu peale ka ja on situatsiooni ja hetki, kus sa tunned, et sa oled nagu tupikus ja sa ei oska nagu teadlikult seda kirjutada. No, ta justkui rullub su ees lahtena. No mina olen nüüd päris kaua juba elanud ja ongi koos elusid palju olnud ja ma saan tagasi vaadata, et kui ma ei tea, sekundi murdosa kuskilgi oleks teistmoodi olnud, siis ma ei oleks siin. Nii et kõik mingid rasked sündmused aja möödudes võivad muutuda heaks. Ja mingil momendil väga erutav sündmus ei tarvitse pärast tagasi vaadates olla üldse enam see. Nii et need märgid muutuvad ja tegelikult on hea, kui me neid märke ei pane, et kui me vaatame lihtsalt sündmusi kui, ma ei tea, kogemust, kui, ma ei tea, millegi omandamist. Et hästi erinevalt on see, aga tasub jah, usaldada seda, et minevik peaks kuulama minevikku ja